Jou. Tere tulemast tagasi, sõbrad. Meil on hea meel, et te olete taas teiega, välja arvatud minu voice crack. Et te olete taas teiega. Meiega ütlesin, ju? Teiega. Ütlesin teiega või? Et te olete taas meiega. Tore, et te olete taas teiega. Kuule, intro, palun jätkame. Tere, sõbrad. Täna meil on hästi spooky osa. Yes, sir. Tänases saates. Kui ta näeb põtrast, meid petab teda. Kõlab nagu superpower. Kõlab nagu needus ju. Käejälg sinine selline, aga kedagi toas ei ole. Tuletõrje alarmid hakkasid karjuma. Sa oled ära ehmatanud juba. Mis sulle nagu ütleb keegi kogu aeg, et ma saa kellelegi öelda ka, et teemonid lihtsalt on majas. Nad hakkavad sind lõpuks hävitama. No tšau, mis teed, paad surnutega pidu. Ja teema alustab. No nii, ja olemegi siin stuudios tagasi ja kuna selline jõulude aeg, võib öelda, on ikkagi ka hingede aeg, siis meil on täna stuudios üks väga eriline inimene. Võiks isegi öelda, et ta on Eesti nõidade lõpuboss. Meil on stuudios Kirsti Timmer. Ma tänan, nõidade lõpuboss, see on äge tiitel. Jah, on sulle keegi nii öeldud? Ei ole, no, näed. Ei ole, aga ma mõtlesin praegu, et issand, vaata, kunagi oli, või ma ei tea, võib-olla tänapäeval on ka inimestel mingid visiitkaardid. Peaks tegema. Nõidade lõpuboss. Sul peaks olema see, tead, nagu need, kui saavad need missid täpselt, siis ma järgmine kord kingin sulle sellise vöö, vaata, Eesti nõidade lõpuboss. Jaa, sest mul on selline vöö on olemas Eesti parim toimetaja, teletoimetaja. Kaupo kinkis kunagi mul selle. Aga jaa, nõidade lõpuboss, see mulle meeldib. Väga hea. Kas üldse, kuidas üldse selle, nõiad, see võib tunduda selline vulgaarne sõna, aga kuidas nagu sa ise võtad seda tegelikult? Kas sa ise kutsud end kuidagi ikkagi ka nagu nõiaks? Ma olen mõelnud, et need igasugused tiitlid, vaata, mis selles maailmas on, on ju. Et küll seal on ravitsejad, selgeltnägijad, nii edasi, et aga kuna mina, vaata need ka vanasti, eks ju, need ikkagi jagunesid selle järgi, et mida sa tegid, et olid mingid külaravitsejad, oli külanõid, et kuna mina näen inimeste minevikku, olevikku, tulevikku, ja kuna ma ei tea, kust see mul tulnud on, ma tean, et küll mul tädi oli selline kõva ravitseja, et ja mingid asjad ta nagu õpetas mulle kunagi, kui ma laps olin veel, aga ma mingitel puhkudel, näiteks oma laste puhul ka, on mingi haigus, ma tean, mida ma pean justkui tegema, et sellest lahti saada. Ja ma ei tea, kus see info tuleb mul. Ehk et siis selle koha pealt on see nõid nagu õige sõna, ma arvan. Ja. Aga kuidas üldse, ma usun, et tegelikult paljusid vaatajaidki kindlasti huvitab, et kuidas üldse üks inimene nagu nõiaks saab? Nõiaks ei saa. Nõiaks ei saagi, kui mul on nüüd suur unistus, et ma tahan nüüd nõiaks saada. Ja siis sa võid käia nendel sinu petmiskursustel, et tulge ja õppige, et ma õpetan teid kaarte lugema, õpetan kõike tegema, siis kõik saavad nõiaks. Ei saa. Sellepärast, et see, kas sul on kaasasündinud asi või ei ole, ja minul on see 5 põlve teada olevalt. Ma sealt tagasi ei tea neid inimesi. Aga on kõigil see nägemine olemas, et see varieerub, mõnel on ühtemoodi, mõnel on teistmoodi, sest see ongi väga subjektiivne. Sellepärast ka ma ei saa näiteks kunagi kedagi õpetada, et tule Jaagup, ma õpetan sind kaarte lugema. Saad nõiakooli püsti panna. Nõiakooli, eks ju. Aga kuna mina kuulen kaarte, siis kuidas ma õpetan sind, et võta hääled pähe ja kuule kaarte. Saad aru, ma kuulen niimoodi. Kas sa ei kuule või? Sa pead kuulma, kuidas sa õpetad seda, et see ei ole võimalik. Ja samamoodi nagu ka nende asjadega, et kui sa tahad inimest ravida, tähendab, on teisi ravi, et oma pere inimesi, siis ma nagu tean, mida ma pean tegema, et mul nagu tuleb see info. Kui keegi nagu seda küsib. Kus see tuleb? Kus see tuleb? Ma ei tea, aga vaata. Kas keegi sosistab sulle kõrva või? Keegi sosistab nagu ütleb. Sa nagu tunnetad seda? Ma tunnetan seda, jah. Mitte, et nagu päriselt mingi hääl ei ütle, vaid ma nagu tunnetan just, kui keegi ütleks seda mulle ja paneb sulle nagu selle mõtte pähe. Seda on, ma olen üritanud, mul on mu elukaaslane ka mu käest küsinud, et aga kuidas sa seda siis nagu, kus sa seda saad, nagu seleta. Aga kuidas sa seletad seda, et mul nagu tuleb ja siis ma nagu tean seda.
kas see algas ka siis niimoodi naturaalselt, et sa teadsid, et eelnevad põlvkonnad on olnud, kas nad hakkasid kuidagi õpetama sind või see tuli kuidagi naturaalselt, said kohe sellele pihta, sellele nõia, kuidas sa ütled, kunstile äkki või? See tegelikult ikka tuleb sul nagu väga väiksena, et see tuleb sellest, et sa tead mingeid asju ette või näed mingeid olukordi ette. Et ja vanaema, ma olin 4-aastane, kui vanaema ja ma olen nüüd kõigi käest küsinud, mu emal oli 2 õde veel ja kõigil on lapsed, eks ju, et kas vanaema teid ka võttis surnuaeda kaasa ja käskis käia haudade peal ja kuulata, ta ütles kuula, kuidas need inimesed elasid. Et kuula, mida nad räägivad. Alguses ma ei saanud sellest aru, aga vanaema ütles, kuidas seda teha, kuidas kuulata ja siis ma kuulasin ja siis ma hakkasin aru saama, et ma saan nendega suhelda. Et nad räägivadki. Ja siis vanaemal oli see, et tema tegi haudu korda ja mina pidin kogu aeg rääkima, et kuidas siis see elas ja kuidas see elas seal kõrval ja see muutus mulle nagu selliseks huvitavaks mänguks, aga ta kellelegi teisele ei ole nagu seda mängu teinud, kuigi kõik lapsed käisid vanaemaga surnuaedades, et aga keegi pole pääsenud sellest ja see tuleb sul nagu edaspidi, et no näiteks just nüüd, ma tein sulle kingituse ka, ma unustasin ära. Aasta aega tööd koos täditütrega, kes tuli kapist välja, nüüd ta on astroloog, mu täditütar. Kui me olime lapsed, siis me teised mängisid printsesse. Meil oli 2 asja. Me punkt 1, käisime Mustamäe metsas liputajaid taga otsimas või taga ajamas ja käbidega loopimas. Karjusime lipsid, loopisime käbidega ja ajasime neid ära sealt. Oligi siuke olukord? Jah, see oli liputajate mets põhimõtteliselt. Väga põnev. The more you know, eks. Teine asi oli see, et me mängisime Rosita salongi. Me olime alati mustlased, meie mängud olid need, et me olime mustlased, vanaema mingid mustlasrätikud sidusime ümber ja ennustasime. Kogu aeg meil käisid kliendid, me ennustasime. Ja see oli meie Rosita salong ja nüüd me tegime koos raamatu ja mina panin kaarte ja tema, kuna ta on astroloog, ta on õppinud ka astroloogiat ja ta on väga hea selles, siis tema tegi astroloogilise prognoosi ja kui sa loed, siis info on 1. Okei, et kattub nagu, jah? Kattub, et see on täitsa, see ongi nagu see asi, et kui sa päriselt seda infot saad, siis see info on alati 1. Et kui keegi on niisama busserdis, siis ta võib sulle rääkida ükskõik mida, aga me lugesime, võtsime, et ebareaalne, nagu täiesti kuude kaupa, siin on mingid asjad, on nagu erinevad lihtsalt, mida üks vaatab ja mida teine ei vaata võib-olla, et aga info on 1, nii et palun, see on meie Rosita salong. Yes, aitäh, näete, vaadake kui ilus raamat, vaadake kui ilus naine siin kaane peale, eriti uhke, aitäh sulle. Ja palun. Rääkida. Ja see nüüd tuleb väljas, eks ole, igal pool müügis. Ja Apollos rahvaraamatus või kirstitimmer.ee. Aha, no näed, olemas. Rääkides nüüd sellest, ma vaatasin, et 2019 kevadel tuli sul see idee, et hakata järgmiseks aastaks tegema siis prognoosi nii-öelda. Mis inimene võib sealt raamatust leida, mida ta võiks sealt minna otsima või kuidas see raamat kõnetleks teda? Vaata, inimesed hästi palju loevad igasuguseid horoskoope ja ajalehesabadest, aga see on ju vana teada tuntud tõde, et ajalehesabasse kirjutab horoskoobi see, kes jääb tööle hiljaks, või koosolekule hiljaks, see ajakirjanik. Et minul tuli see idee, tegelikult see idee pärines üldse Kaupo Karelsonilt, kes ütles, et miks sa ei tee tähtkujudele ennustusi? See ei ole võimalik, kuidas ma panen kaarte tähtkujudele, et see tähtkujusid, et inimesi on ju nii palju, et ta ütles, et aga proovi. Ja siis ma tegin esimese katsetuse Facebookis, panin niimoodi, et lihtsalt enda Facebooki lehele võtsin suvalise, mõtlesin, keda mul kõige vähem tuttavaid on, et Skorpion, võtan Skorpioni ja teen talle nagu nädala ennustuse. Ja siis hakkas, see oli nagu hullumaja, mis toimus, et inimesed hakkasid kirjutama, aga miks Skorpionid paremad on siis, kui näiteks kaalud või kaksikud, et ma tahan ka teada. Ja siis mõtlesin, ei, vaatame ära, mis see nädal teeb, et Skorpionid andke tagasisidet, palun, ja siis vaatame. Ja siis läks see hullumaja lahti ja Kaupo ütles, ma räägin sulle, tee kodulehte, et on vaja. Ja seal ongi niimoodi, et kui sa võtad selle raamatu, siis see hakkab pihta niimoodi, et iga tähtkuju kaup on ju, Jäära on esimene ja hakkab Jäära jaanuar, siin on taroskoop, eks ju, nagu kaartidega laotud prognoos ja siis on astroloogiline prognoos, siis on veebruari ennustus veebruariks ja siis astroloogiline. Siin on sees ka hoiatused, see on nagu aasta käsiraamat põhimõtteliselt. Ehk siis iga kuu alguses nagu loed läbi, eks ole. Ja kuu lõpus loed ka. Ja kuu lõpus loed ka, et kas läks kokku. Ja seal on näiteks ka need asjad, et hästi tihti on see, et
mida ma nagu vaatan ka inimeste puhul, et ära tee siis kinnisvaratehinguid või ära vaheta siis töökohta, et muidu palju ongi seda, et inimesed ütlevad, et näed, tulin töölt ära ja praegu ja mitte midagi. Keegi mind ei võta kusagile, see ongi lihtsalt selline seis, kus sul ei ole võimalik astuda sammu edasi, et tegelikult ole seal, kus sa oled ära, see kuu tee seda, aga järgne kuu, kui sa võtad selle sammu ette, selle muutuse, on juba hoopis teine asi. Et selles suhtes ta on jah, selline nagu käsiraamat. Aga kuidas sa selle tarokaartideni üldse jõudsid, see tuli ka kuskil nagu lapsepõlves lihtsalt? Ma lugesin täiesti tavalisi mängukaarte. Niimoodi või? Jaa, mul ei olnud, ma praegu ka, et kui ma inimestele teen aasta prognoosi, siis ma teen see tavaliste mängukaartidega. Ongi nii? Ja kui me lapsena mängisime kaarte, siis ma ei saanud nagu aru, ma mõtlesin, et huvitav, et kuidas ma tean, nagu näen sealt, et näed, seal tuleb see asi ja siis ma hakkasin juba vaatama isegi nagu mingeid eksamipileteid koolis nendega ja kuidagi. No aga kas sa oled mõelnud, et ikka peaks nagu ära kasutama seda kuskil kasiinos ja et pokkerit mängides ja... Ei, kasiinos pokkerit ma ei oska mängida, aga rulett on näiteks küll niimoodi, et ma ei ole kunagi katsetanud ise endale võita, aga kui ma teen hea tegevust, siis ma näen numbrid ära. Ongi nii? Jah. Ja kunagi Mairolt Millertiga täiesti, kui keegi teab, kellelegi ütleb midagi, oli kunagi üks tantsija. Ja Mairolt oli minu treener isegi kunagi, tantsutreener. Ja Mairoltiga me olime kusagil, ma ei mäleta, Lätis, Leedus, Saksamaal, kusagil me olime. Ja meile anti mingi summa, et kõik lähevad kasiinosse ja sa pead selle, nii palju kui suudad nagu sellest summast teha, kui hävid. Kõigil oli üks summa, mingi 30 eurot vist anti. Et see läheb heategevuseks. Ja mina ütlesin, et ainuke asi ma tean, kus ma näen numbreid, on rulett. Ütlesin, et Mairoltile, et mina olen ruletti mängima, sest ma näen numbreid. Mairol ütles, ma ei toon, kes näeb numbreid, kuidas sa näed numbreid? Ma ütlesin, need numbrid, mis tulevad, tõusevad nagu sealt kõrgemale minu jaoks. Ja Mairol ütles, et tema küll ei pane alguses, et ta vaatab. Ja siis ma neid muudkui niimoodi panin ja kogu aeg võitsin ja siis Mairol hakkas, et nii, ma panen täpselt sama kohta nagu kus sina ja siis me muudkui võitsime niimoodi. Ja siis meie saime kõige suuremast summad, mis me siis ära annetasime. Ja Mairolt oli ka väga uhke selle üle, teised põhimõtteliselt seal hävisid kõik oma raha maha, aga meil läks hästi. Aga ma ei ole mitte kunagi proovinud enda jaoks seda teha. Väga hea, siis tule meie jaoks. Meile hea tegevust. Rääkides kaartidest, kas igal kaardil on oma tähendus või kokku nad annavad mingi tähtsuse? See jutt, et ta on kaardiõpikud mingid, et õpid need tähendused pähe ja siis paned kaarte, see on bullshit. Et kaartidel on tähendused, aga see ei räägi sulle lugu, mis sa teed nende tähendustega. Et mina ei tea ühegi kaardi tähendust. Et minul on see, et ma laon nad ja mul hakkab nagu loeks raamatut, et lugu jutustub. Aga kuidas ikkagi? Kuidas nagu lugu jutustub, et sa nagu, et sa nende kaarti põhjal sa nagu lood siis selle, või nagu loed sealt välja selle narratiiv on võib-olla valesõna, aga et sa nagu tunnetad siis seda, et mida see kaart tahab sulle öelda nagu põhimõtteliselt? Jah, mitte kaart, vaid nagu kogu see story, nagu, et ma võin võtta nagu samad, võtan samad kaardid, panen sulle, ja panen sulle täpselt sama selle järjekorra kõik, need kaardid, ja need on kaks täiesti ise asja, et sellepärast ei olegi mõtet kaartide tähendusi õppida. Timmer on tegelikult mulle ka pannud kaarte ja see mitte vähe. Mitte vähe võib-olla. Ja see on ka omamoodi muidugi hea story, sest võib-olla üldse meil on mainimata see, et kust mina ja Kirsti teame, on tegelikult selline saade, nagu Su nägu kõlab tuttavad, kindlasti olete seda näinud ja mina olin noor 18-aastane siis operaator selles projektis ja Kirsti oli toimetaja põhimõtteliselt, eks ole, on see õige roll. Ja meid pandi niimoodi, Kaupo Karlsoni poolt pandi meid kokku ühte tiimi ja sealt meie selline sõprus ja koostöö algas. Me tutvusime Superstaris. Isegi varem, jah. Superstaris Kirsti oli siis ka ühel saatel oli, või põhimõtteliselt oli, jah, paar korda oli siis Kirsti toimetaja ja siis igatahes saime meie tuttavaks, Kirsti õpetas mulle, ma võin ausalt öelda, õpetas mulle väga palju siis just
telemaailma ja just ka me monteerisime koos, meil olid sellised toredad monteerimissessioonid ja see ei kõla nilbelt. Jaagupi ema tõi meile kohukesi. Ja täpselt nii, jah. Ja Kirsti õpetas mulle väga palju, et kuidas just nii-öelda just seda story't nagu monteerida niimoodi, et see vaataja jaoks tekitaks sellise mingi ühtse narratiivi, et see ei ole mingi suvakad klipid, eks ole. Nii et aitäh sulle selle eest. Palun. Ja siis mina olin noor 18-aastane uljas poiss ja mul oli esimene suur heartbreak, südamevalu, minu esimene armastus, mis murdus ja siis suurtes südamevaludes ma olin just Kirstiga suhtlesin tollel ajal palju ja helistasin kohe Kirstile, et Kirsti, et ma ei tea, mida tulevik toob, aga kas sa saaksid mulle palun kaarte panna, et ma olen, või noh, jah, ma olin selline hapras. Oi, ta oli ikka väga habras. Ja siis ma ilmusin kohale, eks ole, ja ma tulin veel minu arust mitme veiniga, ma mäletan, mitme veiniga ja Kirstil oligi selline, tal oligi, ma ei tea, kas sa enam seal neid kaarte paned, aga tal oli selline musta maagia tuba. Jah, aga see on mu töötuba ikka, aga nüüd on natuke teistmoodi. Nüüd on mul seal sellised laeni suured toolid nagu õige, need on uhked, jah. Ja siis olimegi Kirstiga seal siis tema musta maaga toas ja jõime veini ja lihtsalt rääkisime minu südamevalust ja kurtsin oma rasket saatust ja siis me panime mulle ka kaarte, ma mäletan ja kurat, see oli äge kogemus, pole midagi öelda ja tõesti need asjad, mis sa ütlesid, noh, see oli muidugi mitme aasta lõikes, eks ole, aga tõesti läksidki nii. No läksid, tuli su Eesti laul ja tulid kõik asjad. Jah, nii et... Aga me käisime ka surnuaias rituaalidega. See oli see sama õhtu, see oli sama õhtu. Me olime tõesti mingi mitu tundi me esiteks seal rääkisime ja Kristina alati nii head nagu lood ka, sellepärast ma täna tahtsingi teda siia kutsuda, sest ta alati tõesti, ta räägib neid lugusid nii hästi ja sellised, ma ütleks ka sõgedad lood, eks ole, mida sa kuskilt mujalt tegelikult ei kuule. Et jah, ja see surnuaia lugu. Me läksime tegema rituaali, et sa saaksid lahti oma armupalust. Ja see oli ikkagi, ma ütlen, et see oli mingi kell 2 öösel või midagi sellist, eks ole. Pime öö, jah. Ja lumi oli maas, paks lumi. Oli küll, jah. Ja siis me kaevasime surnuaias kahekesi. Ja ma mäletan, et nagu, mis me seal siis täpselt tegime, meil oli mingi... Seda me ei tohi rääkida. Me ei tohi rääkida või? Okei, miks me ei tohi rääkida? Sellepärast, et vaata, rituaalid on sellised asjad, et on osad inimesed, kes jagavad rituaale. Et minu e-poes saab ka osta mingeid rituaale, mis on sellised süütumad rituaalid. Noh, kuidas inimene, kes on võib-olla olnud pikalt mingis negatiivses keskkonnas, kuidas sa ennast puhastada saad, kuidas sa ennast ise üles laadida saad, eks ju, et või oma kodu puhastada ise või siis kellel ei lähe näiteks tahab oma kinnisvara müüa ja keegi ei osta. Et seal tihti on see, et inimene hoiab ise hästi kinni oma sellest kinnisvarast või sa oled selle loonud endale nagu kodu ja sa armastad seda ja noh, see on nagu sinu energeetika seal, et kuidas sellest näiteks lahti lasta. Ja need on sellised süütud rituaalid. Aga kui sa oled surnuaeda rituaali tegema, siis see ei ole süütu rituaal. Ja kui seda lihtsalt õpetada inimesele niisama, et siis tegelikult on see, et iga asja kohta on ikkagi nagu oma rituaal. Ja see sõltub ka inimesest hästi, et kahel inimesel ei ole jälle sama rituaali. Aga kui keegi läheb niisama seda sinna tegema, siis ei tea never, mida sa sealt kaasa võid hankida endale. Tõsi, jah. Okei, no seegas. Siis see jääb saladuseks. See jääb saladuseks, mida see Jaagup seal surnuaias tegi talvel kell 2 öösel. Jah, see oli natuke ikka hirmus ka, ma pean ütlema. Oli ikka, jah. Surnuaiad on üldse natuke nagu hirmsad ja siis seal veel öösel olla. Tulid veel mingid 2 inimest sealt või, kas ei tulnud või? Ma ei tea, mitte minuga, see oli võib-olla kellegi teisega. Jaa, siis tulid kõigi sõpradega käid sealt surnuaetiga läbi. Puuraga me ka käisime üks kord öösel surnuaias rituaali tegemas ja siis oli see, et ka pime öö ja järsku me näeme mingi siuke kapuutsi kujuline, mingi selline tegelane tuleb. Nii. Ja see oli natuke nagu õudne, aga tegelikult mingid 2 inimest jalutasid lihtsalt öösel surnuaias. Läks nad olid samasugused võib-olla ka mingi hingevaluga. Saab ka surnuaias jalutada, eks ole, jah, või oli keegi teine täpselt samasugune musta maagia? Võib-olla, jah. Aga sa kutsud seda mustaks maagiaks, mida sina teed? Mina leian, et see jutt, et osad inimesed räägivad mingist valgest maagiast, et valge maagia on ikkagi kirik. Kirik, okei. Jah, et maagia ei saa olla valge. Et maagia on igal juhul seotud nagu teispoolsusega, siis ei saa olla valge.
et ka see, kui sa seostad seda mingite inglite ja asjadega, siis kes on inglid, eks ju, inglid on kahe maailma vahendajad, on ju. Et saadikud, nad ei ole mingid niisama toredad tiivulised, et laste mingid mänguasjad need tiibadega. Et maagia on alati must ja valge maagia on kirikus, kui sa pöördud Jumala poole, sa usud millessegi, sa palud abi, eks ju, et noh, et sa ei tee mingeid, kuigi need on ka rituaalid, on ju. Jaa. Aga see on ikkagi nagu, kui lugeda mingeid maagia algeidki või tõdesid, siis nii ikka on. Aga kui nukku torgid ka, siis seal pole midagi valget. Jaa, see nukkudega meil on ka, mul on ka ikka olnud autos on kaasa sõitnud Kirsti nukkukene siuke, millest see oli nagu... See oli minu arust, ma sulle tegin sellest, kas see oli pihlatast? Hein või mingi... Hein? Või nagu, mis see on nagu puidust, ma ei tea. Millest ma sulle selle tegin? Ma ei mäleta. Ega okei, see ega vist seal suurt vahet ei ole. Tähtis on see, mis seal sees on. Absoluutselt, olen nõus. Sa oled ära ehmatanud juba. Mingid surnuaia Sander, rituaalid. Jaa, filmi. Sander, sul on kõik okei, jah? Mul on just see, et ma ei ole kunagi selle teemaga kokku puutunud ja ma praegu lasen teil rääkida, olen siin kõrval, viin kurssi nii-öelda. Okei, et see on, ma vahel olen naernud, et kui mul on nagu Meriliga näiteks omavahel räägime mingeid teemasid, noh, selliseid. See on selline tunne, et kui Merili minu tütar siis on, kes on samasugune, siis me vahel naerame, et kui keegi võõras inimene kuulaks, nagu noh, mingi normaalne inimene, et kaua läheks, kui ta hullume auto välja helistaks. Ja siis on mingi üks tuttav mul, kes helistab alati, ütleb, et no tšau, mis teed, paad surnud ka pidu või? Jah, puure või? Kõlab täpselt süük asi, mida puure. See on nagu okei, noh. Ja. Ei, muidugi, aga ma mõtlen, et kui nüüd Merili on, eks ole, siis sinu tütar on ka ikkagi, tema on sinult saanud selle nõia ande, eks ole, või maagia ande, et kas, ma tean, et sul on pojad ju ka, kas nemad on ka kuidagi siis saanud kuidagi, kas see on kuidagi geenidega neile ka kandunud see teema või... Ron, vanem poeg mul, kui oli väike, siis ta ikka rääkis väga konkreetseid asju, aga mida suuremaks nad said, seda rohkem nad ignosid seda. Aga ma olen teste teinud neile, kui nad olid väiksed. Võtsin kaardi mingi kombinatsiooni lihtsalt, mis nagu tähendab konkreetselt mingit asja, et kui sa inimesele näiteks, noh, tahad, ma ei tea, raha, keegi tahab, et anna mul raha õnne mingit, paned selle mingi kombinatsiooni, et näed, siis see tähendab seda, ja siis ma testisin väiksed, kui nad olid seda, et panin mingi kombinatsiooni, et nii, mis see tähendab, selline kombinatsioon. Ja minu arust Ron ütles vist 6-5 ära ja River oli nii palju väiksem, et ta vist ütles 6-3, midagi niimoodi või 4. Ja tegelikult on see läinud üle ja näiteks, mis puudutab mu poegi, siis Ron on nii palju isegi tugevam minust, et ma ei saanud teda ravida, kui ta oli väike. Et Riverit ma sain ravida, aga noh, palaviku ära võtta ja mingit köha, nagu seda, kui on vaja muidu nagu röga lahtistit, mina sain käega tal teha selle nagu lahti, või mingit nohu ära võtta. Aga Roniga ma ei saanud hakkama. Ükskõik, kui palju ma pingutasin, nagu 0. Ja siis ma sain aru, et ta lihtsalt on tugevam kui mina. Et see tema kaitse või see blokeering on nii palju tugevam, et minu jõud ei käi üle temast. Siis ma mõtlesin kogu aeg, et ma pean saama kuidagi. Ja siis mulle unes ükskord ütles mingi hääl, et siis kui ta magab, ja ma ei saanud aru, mis see tähendab, ma mõtlesin, et lapsega midagi juhtunud, et kui ta magab. Nii. Ja siis ma sain aru, et ma saan siis seda teha, kui ta magab, sest siis ta ei kontrolli oma energiat. Okei, nii et ikkagi geenidega see asi tegelikult siis kandub edasi, jah? Midagi ei ole teha, jah. Okei. Aga nad on muidugi täis füüsikud peast, et nad nagu, jah. Selle nad nii-öelda eiravad siis oma naturaalset annet. Jaa, see kuidagi oli niimoodi, et Ron, kes oli täiesti füüsik, teatas mulle siis, kui Merili võitis Eesti selgeltnägijate tuleproovi. Nii. Ja kui Merili seal saates oli, võt siis, noh, ikkagi see oma õde võistleb ja kriipid lood ja kõik ja põnevain. Siis ta vaatas seda ja siis ta, nagu ma sain aru, et nii füüsik enam nagu peast ei olnud. Ja nüüd ma olen aru saanud, et ta on 19, et ta
ei ole enam nii nagu põikpäiselt vastu, vaid ta võtab seda vastu, mis sa räägid. Et ta ei eita seda enam. Ja mingite asjade puhul, kui ma ütlesin talle, et Jesus, sa tead, mis see oli või seal, siis ta ütles, et jaa, ma tean, sest mul oli kogu aeg vastik tunne selle asja kõrval olla. Et noh, tegelikult ta ju saab aru ja tajub ja tunneb, et aga lihtsalt jah, teda ei huvita see. Mul on selline küsimus, et kui keegi vaatajatest näiteks, talle vanemad ei ole rääkinud näiteks, et tal on selline anne, kuidas üks leiaks selle enda, kuidas ta saaks proovida, kas tal on see nõiaanne. Ja et äkki on tulnud kaasa, eks. Seda ei ole vaja üldse, keegi ei pea sulle seda kunagi ütlema, sa tead seda. Sest et kui sa näed asju, kui sa näed, et me istume siin, on ju sina, mina, Jaagup, operaator, ja siis istuvad veel mingid tüübid, kellest sa võid käsi läbi panna. No, siis... Aga kas sa tegelikult ka nagu näed niimoodi või? Ei, mina neid ei näe. Merili näeb neid nagu reaalselt. Mina tajun neid ja tunnen. Ja mina neid ei näe õnneks. Okay. Et aga Merili näeb, jah. Siin ruumis on keegi veel või? Ei ole. Kuule, siis läks küll hästi. Et aga ma olen kunagi teinud sellise asja ühe inimesega, kes ei uskunud. Ja siis ma elasin tollel ajal nii, et minuga oli kogu aeg rõõmsalt üks minu lahkunud lähedane kaasas ja siis ta ei uskunud ja siis ta ütles, et kuidas sa nagu ütled, et ta on siin kaasas, ma ütlesin, et et vajad tõestust, vajan. Ja kardinapuu kukkus alla. Siis ta ütles, rohkem ei taha ja siis seal ka operaator, kes oli, see ütles, et kas sa saad niimoodi teha, et ta ei oleks siin toas? Aga mida üldse nagu mingite halbade selliste vaimudega nagu, mida siis nendega teha, kuidas sa nendega nagu võitled? Mina nendega ei võitle, et Merili käib küll tegemas kodupuhastusi, et kus inimesed ei saa tegelikult elada või see hakkab tegelikult tervisele lõpuks, eks ju. Ja kõikidega ei ole vaja võidelda, kuigi kui sa elad ikkagi lahkunu energiaga või nagu surnud inimesega koos, siis see tegelikult hakkab sind kurnama. Ja minu puhul see lõppes sellega, et lõpuks mul üks tuttav terapeut pani mind keset tuba seisma, ütles seisa lihtsalt. Nagu lihtsalt keset tuba. Ja ma seisin ja siis ta ütles, et vaata, kuhu sa vaatad. Et kui sa vaatad kogu aeg üles, siis sa enam nagu ei ole nagu siin, sa enam ei märka seda reaalset elu, vaid sa oledki nagu nii selles teispoolsuse energias. Või kui su kogu tugi ja kogu see, ma töötasin hästi palju just läbi surnute, töötan ka praegu, aga mitte enam nii palju, vaid ma rohkem kasutan ise ennast, eks. Aga see oli lihtsam, nendega oli lihtsam. Läbi surnute? Läbi surnute. Aga mis see siis tähendab? Vaataja kindlasti mõtleb. See tähendab seda, et kas kui ma pean inimese mingeid asju vaatama, kas ma vaatan seda läbi enda? Nagu mingit tulevikku või mingit sukast? Või ma palun lihtsalt tal mulle kõik ette öelda. Okei. Ja see on nagu spikerdamine natuke koolis. Aga sul on nagu mingi siis nagu deal nendega või mis sa neile nagu vastu annad? Ma ei anna neile midagi vastu, nad on mul lihtsalt... Nad lihtsalt on nagu head sõbrad? Jah. Lihtsalt head sõbrad? See kõlab kõik praegu mingi, millest me räägime. Aga nii on, lapsest saati, see oligi see sama asi, miks vanema mulle ütles, et räägi, mida nad räägivad. Ja. Kui Jaagup mainis praegu head sõbrad, kas sul on keegi main character ka, kes... Jah. Okei, selge. Mainisid ennem nõiakooli siin jutus. Ma googlesin, Eestis on Eesti nõidade liit. Kuulute te sinna, millega nad tegelevad üldse või... Eesti nõidade liit, see kõlab nii hästi. Kui ma teeks sellise nõialiidu või kellegiga kuuluks, see oleks väga vähe inimesi, keda ma päriselt nagu pean tegijateks aga ma arvan, et... Aga kas tegelikult nagu, kui palju on neid nii-öelda siis fake või mis sinu hinnang on need näiteks Eestis, et kui palju tegelikult on neid, kes kasutavad teisi inimesi nagu ära sellega, et nad ütlevad, et neil on mingid võimed või nii-öelda, jah. Ma arvan, et kuna nendes mingites tule õpi tarokaarte lugema ja seal ju käib ju 10 inimesi kõik, eks, kes tegelikult ei ole neil mingit annet ja ei ole õigus puutuda neid kaarte ega sorkida seda maailma. Ja igaüks, kes käib mingil kursusel ära, siis hakkab inimesi vastu võtma. Ja siis lõpuks jõuavad need inimesed minu juurde, sellepärast, et nad on mingi ära hirmutatud, neil on mingit lollusi kokku räägitud, siis sa vaatad ja kuulad ja mõtled, et aga miks sa lähed sellise inimese juurde. Ja seda petuvärki on nagu tohutult palju ka, kus Facebookis hakkavad mingid inimesed sinuga ühendust võtma ise, et anna raha ja ma räägin sulle tulevikku või et sul on needus peal, eks ju.
et seda on tohutult palju, et ei tohi sinna alla kirjutada, et ükski päris tegija kunagi ei tule sulle pakkuma seda. No näed, ja täpselt sellepärast olekski sul vaja teha Eesti Nõidade Liit, kus on, aga sa pead mingi enda nime võtta välja, aga täpselt Eesti Nõidade Liit, kus on ainult need paberitega sinu poolt approve'itud nõiad, eks. Jah, et neid õnneks on ka, aga neid on vähe. Kas ütlesid praegu Eestis on vähe, kas seltskonnas kuskil olles, kui seal on teine nõid, kas sa tunned tema mingit jõudu või saad aru, et keegi teine on ka siin ruumis? Jah. Ja kui te ütlesite praegu vähe, aga... Ütleme sina. Okei, ma arvan lihtsalt. Igapäevaelus, kui palju kohtute näiteks tänaval, kui kõnnite, kas... No, et tunnetad juba, et nüüd tuli teine neid vastu. Mõnel inimesel on tugev energia, eks ju, et ja mõni on nägija. Mul näiteks alles üks päev oli see, et tuli üks inimene mulle vastuvõtule ja üleüldse ei puudutanud mingit sellist teemat, vaid tal oli hoopis teine probleem, ma ei saa rääkida nagu, mis see oli. Ja mina ka vaatama ja ütlen, et kuule, sa ju näed, et sa näed asju. Ja see mõjub osadele inimestele nagu hirmutavalt. Kindlasti, jah. Et isegi kui sa ei räägi sellest, aga su energia on teistsugune ja mõned inimesed nagu pelgavad seda. Et seda seostatakse ka inimese kuidagi tugevusega äkki, ja siis ta ütles, et jah, ta tõesti näeb, et aga ta ei ole kellelegi rääkinud, sest samamoodi kunagi, kui ta rääkis, siis öeldi, et kuule, ära aja oma, parem ole vait või. Mine võta antidepressante. Sa enne mainisid veel korra, ja ma tahaks selle juurde tagasi tulla, selline saade nagu Eesti selgeltnägijate tuleproov, eks ole. Ja ma tean, mina olen just EMS-iga olen palju vaadanud seda Venemaa versiooni. Ma tean, millega sina oled ka ikkagi olnud ju seotud. Sa oled ju seal kohapeal võtetel käinud ja sa võid öelda, et esiteks, et miks sa käisid seal, sa käisid, eks ole... Marilyn Kerroga käisin, jah. Ja sa käisid, Marilyn osales siis saates, eks ole, ja sina käisid siis... Finaali vaatamist, aga jah, seal. Ja mis sinu nüüd, ma ei tea nüüd, kui salajane info see siin on, aga et mind ikkagi on alati siiralt huvitanud, et kui palju nendest saadetest on tele, ehk siis kui palju on selline ikkagi, süke midagi fake ja kui palju seal on seda tõetruud reaalse siis andega, nii-öelda maagia andega inimesi nagu? Seal on kindlasti maagia andega inimesi ja ma arvan, et seal on enamus maagia andega inimesed. Lihtsalt kõiki ülesandeid ei saa never mitte kunagi kõik inimesed ära lahendada, on ju. Loomulikult antakse seal seda infot ette Venemaad, kui me räägime, sest see saade oli üks müüdavamaid saateid üldse, mida müüdi, on ju. Ehk sa pead tegema telet. Jah, lõpuks ikka. Aga ma võin öelda, et kui ma seal Moskvas olin ja siis see finaal oli, seal oli üks selline naine kusagilt Siberist, võin eksida, kusagilt sealt ikka päris sealt sellisest kohast. Baba Katja oli tema nimi. Ma ei tea, mis ta siis, õige nimi oli väga Baba Katja ja oli ta seal saates ka. Ja mul oli hull seljavalu. Ja niimoodi, et mul oli hästi raske kummardada, et ma ei tea, kas see oli mingi seljanärvi põletik või mingi selline asi oli mul. Ja mul oli kohutavalt selg valutas, et mul oli raske seista, ma ei saanud kummardada ja kogu aeg nagu valutas. Ja siis me seisime seal ja see Baba Katja tuli kohe nagu hästi minu juurde, seal kallistas mind ja oli selline. Ja siis ta ütles, et ta seisab minu taha. Seisis mu taga ja ta kogu aeg kuidagi nagu hoidis nagu minust kinni või ma mõtlesin, vaata, inimene seisab seal treppide peal ja kuidagi, et las ta hoiab, eks ju. Šeps oli ja kõik olid seal ja siis ma järgmine päev lähen duši alla ja saan aru, et midagi on mul teistmoodi. Ühesõnaga, ta ravis mu selja terveks, mulle ütlemata. Hoidis mul käsi selja peal ja siis ma mõtlesin küll, et issand, kui äge, selline Siberi nõid mingi ja ta lihtsalt sai aru, et mul on valus ja ta ei öelnud mulle mitte midagi, et meil oli kuidagi hea klapp. Tasuta ravis su ära. Täiesti tasuta ravis mu ära. Aga tema teadis, kes mina olen, tema teadis nagu seda, et ma ka tean, tunnen ja kõik ja ju ta siis proovis, kas ma saan aru või ma ei saa aru, mis ta teeb, aga mu seljade korda tegi. Väga sõge. Mina jälgisin ka seda nõidade saadet vanematega, Venemaa oma ka vist. Ja ainuke, mis ma mäletan, on see, kui on suur garaaž, 30 autot, ühes pagasnikus on inimene. Minu jaoks on täielik numbrite mäng, et 1/30 on õige.
see, et te lähte sinna, tunned, kas te oskate insighti anda, kuidas kas seal on inimsoojus või? Seal on tegelikult selliseid asju tunnevadki kõik erinevalt. Et see ongi see, miks on see, et seda ei saa õppida. No sa ei saa õppida nagu, et kus autos on inimene. Nagu, kuidas sa õpid seda? No. Täpselt, see tundub nii ulmene. Kuidas sa paned õigesti? Sa võid juhuslikult selle paika panna ja nii edasi, aga seal on erinevad variandid, et kes tunneb käega, noh, sa tunned ära nagu, et siin on teine energia lihtsalt. Mina ka käega tunnen rohkem seda. Siis mõni näebki lihtsalt läbi nagu. Mõnel tulevadki nagu on siis see soojuskaamera, eks ju. Et mõni vaatab abivahendiga. Et kes kuidas. Et see tegelikult eeldab lihtsalt seda, et sa keskendud, et miks see, või noh, ütleme ülesanne ongi võib-olla raske, on see, et mida nad kõik vinguvad seal, aga kui sind sellised asjad häirivad, siis ei saagi tulla, et noh, mind segavad kaamerad ja ma ei tea teiste energia. Et see on tegelikult loll jutt, et kes sellist juttu räägib, see lihtsalt tegelikult ei näe ja eksib, eks ju. Sellepärast, aga seal ongi see, et sa keskendud niimoodi, et sa lülitad välja need teised inimesed, igal pool on alati teised inimesed, et sa lihtsalt pead oskama ennast nagu välja lülitada ja keskenduda sellele, mis on nagu sinu jaoks oluline. Et see on põhipoint, ma arvan. Ja kes siis kuidas ja millega, seda vaatab või teeb, aga mind ajabki naerma, et mul vahel ka mingid inimesed, kes on sellised, ma nimetame neid ise Max-esodeks. Max-eso või? Jah, Max-eso, need, kes lähevad selliseks, et mida Pendel tahab mulle öelda. No, nagu lähevad lolliks ära, käivad nendes väelaagrites ja asjades. Ja siis, et ma kutsun neid Max-esodeks ja siis ka tuli ükskord üks mees mulle vastuvõtule ja siis istub selline ja siis vaatad, muidu jumal normaalne mees, on ju. Ja siis istub järsku niimoodi, on ju. Ma küsin, mis te teete? Et kas tuli joogatundi või omast arvust või? Ja siis ta ütleb, et ei, viime ennast nüüd siis nagu siis, ma ei tea, mingile levelile või järgmisele tasemele või kuhugi, ühesõnaga, et nagu see mul ei ole vaja seda, et järgmisena võib-olla on vaja mingi vaip maha panna, et lähme nüüd lendava vaibaga kuhugi või et siis lõpuks ma ei seedi sellist käitumist tegelikult, siis ma ütlesin talle, et kuule vend, et kui sa kusagil Amigos baari leti ääres tuled mu juurde, mina olen džinntoonikut joonud, sina džinntoonikut joonud, mina olen ikka samal levelil, ma võin sulle ikka öelda, mis sus saab, ma ei pea selleks mingeid leveleid läbima, et noh, see ongi selline müügivärk, et käisin koolitusel. Võib-olla isiklik küsimus ei pea vastama, kui ei soovi. Rituaalid on erinevad, kas te kannate endaga midagi, mis aitab teil, näiteks kaelakee kõrvarõngad, kas teil on ka midagi sellist või on lihtsalt käepuudutus või kuidas teil see on? Et mida ma nagu kannan, et ennast kaitsta või, mõtled või? Just võib-olla saada vastus siis. Ei, seda mul ei ole. Mul on millegi pärast on see rist, ma olen ristitud inimene, mu vanaisa oli kirikumees ja selle ristiga ma olen igasuguseid, vanasti mul oli hästi palju igasuguseid mingeid ruune ja asju kõike küljes. Tegelikult mul ei ole seda vaja, sest ma tean, et ma ise olen nii tugev, et ükski mingi kaitseasi ei ole minu kaitsest tugevam. Aga vaat selle ristiga oli äge lugu, et ma olin Peloponnesosel ja läksin ühte antiigipoodi, ma käin alati antiigipoodides sellistes kohtades ja astun uksest sisse ja tunnen nagu, see on mingi kapp on eemal ja see kapp tõmbab mind, nagu kisub enda poole. Lähen sinna kapi juurde ja seal kapil oli selline klaasosa ja see oli lukus kõik ja seal olid siis sellised mingid ehted, vanad ehted. See on ka väga vana. Ja seal oli siis see rist. Ma ei tea, kellele see kuulunud on. Ma ei tea, kui vana ta on. Aga see rist ütles mulle, et nii, ma olen sinu oma, põhimõtteliselt. Ja siis ma ei vaadanud, palju ta maksab, mitte midagi, ma ei küsinud selle risti kohta, ma ütlesin, andke see rist mulle. Ja ma ostsin selle risti ära ja sellest hetkest ma ei ole teda kordagi kaelast ära võtnud. Ja ma ei puhastanud teda ära ka. Et ju siis see energia, mis siin sees oli, pidi nagu minuni jõudma. Ja võt see on mul selline asi, mida ma ära ei võta. Nii, kui mina tahaksin hingedega nüüd kuidagi ühendust saada, kas on mingi viis, kuidas ma saaksin seda saavutada? Kas on mingi rituaal või? Vaata, kui sa tahad nagu segada hinge,
no ma ei tea, kas ma nüüd segada tahan. Ja sa ikkagi segad teda ja tegelikult sa segad teda, noh, Jah. kes siin töllerdavad ringi, need on enestapjad, Mis see tähendab siis? Enestapjad, nemad ei saa ära siit, eks ju. Aga kõik teised saavad, mõrvarid kõik... Jah, nemad saavad. Aga miks need enestapja ei enesetapjad? saa, sest et sa ei ole oma kogemust omandanud, sa oled vägisi sekkunud tegelikult, ütleme siis nii jumala loomingusse, on ju. Okei. Ja- Põnev. Ja inimene ei tohi omale kätt külge panna. Mhm. Nii on. Ja kui sa tahad tegelikult mõne hingega saada kontakti, siis ei tohi seda ise kunagi teha. See sama taldriku keerutamine näiteks, on ju. Nii. See ei ole nali asi. Oota, aga mis sa mõtled taldriku? Sa mõtled see Ouija board? Ja just. Ja ma tahtsingi küsida selle kohta. Sa võid seda keerutada, aga inimesed ei tea seda. Sa pead ju ära saatma selle. Ja. Sest Ja et seda nad ei oska. ega need tulevad sulle siin rõõmsalt, kes tahaksid siin olla igasuguseid asju teha ja ei taha siit ära minna või sinu keha üle võtta või neid on On jah? maailma palju, on ju. Ja kui sa teda ära ka ei saada, on ju, siis ise kutsusid kaela, on ju, ja siis käivad inimesed vastuvõtule, et mul on sellised asjad või ma ei tea, pea vilistab kogu aeg, kuulen kogu aeg, pea vilistab ära ei lähe või kellel taob plekk kogu aeg nagu peas, eks ju. Okei. Ja siis hakkad vaatama, küsid, et aga mis sa teinud oled? Aga mis need kõige hullemad case'id nagu on, millele sina oled siis peale sattunud, et kus, ma ei tea, kas siis mingi pahailmeline on üritanud hing on teha hakanud külge? teadmata ja temal ei ole seda luba või tal ei ole mingit sellist ütleme siis, noh, mina nimetan seda natuke nagu seda läbipääsukaarti, eks ju. Et ja on hakanud tegema diile saatanaga ja olles ise täiesti võhik või siis pahatahtlik. Vot siis need on nagu karmid asjad. Et mis siis juhtuda võib või? Jah. Et see hing siis hakkab sulle nagu kuidagi külge või? Nagu ta haakub sinu on inimesi, kes on nagu ka üle võetud. Vaata, noh, mõne kohta öeldakse või tegelikult on selline ütlus, et igaüks meist korra elus kohtub saatanaga. Nii. Et selles mõttes saatanaga, ma ei mõtle, et sul tuleb päris sarvik, on ju, vaid et inimene, kes on just kui sa mõtled nagu selle peale, et vaat see on nagu kurjuse kehastus, on ju. Et need võivad olla üle võetud inimesed või siis ta ongi lihtsalt nagu kõik need koledad sõnad, on ju. Et aga kui sa hakkad nagu teadlikult mängima või kutsuma välja või nagu ronima sinna maailma, siis seal ei tead never, mis on tagajärjed ja kui sa trügid sinna, kuhu ei tohi, siis seal ainukene, mida sinult ära võetakse, keegi ei tule sulle ära võtma, ma ei tea, no hea küll, sul läheb materiaalselt halvasti või nii edasi, aga see on kõik nagu ületatav asi. Aga mida ära võetakse, on mõistus. Ja kui kas või nagu, kui vaatate neid inimesi, et noh, meil siin, kes ka mingid nägijad, kes hakkavad imelikke jutte rääkima ühest hetkest, siis sa oled trüginud kuhugi, kus sa ei tohi minna. Ja. Ja siis on need sireenidega autod ja pehmed toad. Okei, võib-olla siis note to self, et päris hingedega siis niimoodi häirima neid ei hakka. Kui sul on lähedane ja kui sa tahad saada vastust või mis iganes, on kõige lihtsam ja seda võib alati teha, on see, et mõtle välja mingi kõige absurdsem asi. Toon näite, üks inimene mul ka samamoodi tahtis, et tema tahab hingelt vastust, on ju. Ja tema kahtlustas, et tema mees petab teda. Nii. Ja et umbes kas petab ja nii edasi. Ja mina ütlesin talle, et aga jõua ise vastuseni, on ju. Et mõtle lihtsalt nagu seda, et no, vanaema surnud, on ju. Et palu vanaema annab sulle märgi. Et mõtle välja mingi kõige absurdsem asi. Ja tema läks koju ja mõtles, kui tema näeb kitse, nagu ei põtra. Kui ta näeb põtra, siis ta mees petab teda. Et vanaema anna märk. Aga sa tead, millega see asi lõppes või? Noh. See oli vahetult enne jõule. Ja ta mees tuli koju ja tõi selle, vaadake selle, mis on see, paned stepslisse, see tuled, leed tuledest põdra talle. Ütles, et näe, ma tõin nii ägeda asja. Ja oligi siis nii või? Ja oligi nagu tõsi mina nägin, et petab, aga ma mõtlesin, et inimene peab nagu ise jõudma selleni, et õpi ennast kuulama nagu lihtsalt õpi, mõtle välja mingi selline asi.
siis ta kirjutab mulle, ütleb, et see ei ole võimalik, saad aru, ma olen koju jõudnud, mõtlesin, näed, ühtegi põtra ei näinud, mitte midagi, siis ta seisab ukse peal, see pagana särab sinistest tuledest, põder on käes, onju. Ta ei toonud jõulutähte, ta tõi põdra, onju. Et vot selline asi näiteks. Aga mina olen ise niimoodi mõelnud või noh, nagu ka, et mitte nagu segada neid hingi niimoodi, siis mul on üks selline rituaal, see on naljakas ja see on mul aastaid olnud ja see kuidagi on nüüd üle läinud niimoodi, et mu mees juba jälgib seda ja Merili mul jälgib seda ja kuidagi on meil peres niimoodi läinud, et ma olen mõelnud alati nii, et kui sul on selline päev, et on 2 valikut, et sul on vaja, et su asjad läheks niimoodi, aga võib minna ka teistmoodi, et see sõltub näiteks kellestki teisest. Siis ma olen alati mõelnud, kui ma elan sellises kohas, kus on oravad, siis ma olen mõelnud nii, kui ma hommikul enne kodust välja minekut näen oravat, siis läheb nii, nagu mina tahan. Kui ma ei näe, siis ei lähe. Ja see töötab. Ja töötab. Ja ma mäletan, kuidas ükskord oli lihtsalt niimoodi, et mul oli jälle samamoodi mingi selline case ja siis mul poisid olid veel väikesed, ja ma läksin neid lasteaeda viima. Ma olin nii närvis, sest ma ei olnud seda oravat näinud hommikul, ma istusin join oma kohvi seal, vaadates akendest välja igalt poolt, et kus mu oravad on, mitte mingit oravat, ja siis ma läksin poisse lasteaeda viima ja siis Ron lõikab lihtsalt mul auto seal. Issand, vaata, selle naabri selle aia peal jookseb orav. Korras. Päev korras. Ja no, siis ei sega hingi, vaata. Ja, seda küll. Ja nendest pahaloomelistest hingedest rääkides, meil oli... Need on ikka põnevad. Need on põnevad, ja. Meil oli Kirstiga ka üks tegelikult selline juhtum, või tegelikult see algas siis sellest, et Liis nägi, tal olid uneparalüüsid, eks ole, päris tugevad ja siis ta hakkas ka, tal oli mingi üks kindel siis selline kuju või kuidas ma siis ütlen, jah, nagu üks kindel mees, kes tal siis nendes unenägudes ilmus ja noh, siis ongi, kes ei tea, uneparalüüs ongi see, et su nagu, keha on nagu halvatud põhimõtteliselt, et sa ei saa nagu liigutada, aga samal ajal sa siis põhimõtteliselt oled ärkvel, eks ole, et selline hirmus tunne. Mina ei ole seda kunagi kogenud, aga Liisil jah, need kogu aeg olid ja järjest läksid nagu hullemaks ka. Ja siis ma ei tea, kas sa mäletad, ma tegelikult helistasingi siis Kirstile, sest ma tahtsin uurida, et mis see teema siis ikkagi on, et kas see mees, keda ta seal unenägudes näeb, et kas see on tegelikult ka mingi suurem oht või mida see võib põhimõtteliselt tähendada. Ja helistasingi Kirstile ja ma ei tea, kas sa mäletad, minu arust sa ütlesid äkki, et sa võtsid nagu selle mingi pildi minust ja Liisist või Liisist võtsid pildi ette ja siis sa igatahes kuidagi te Meriliga nägite, et see siis mees või teemon või kuidas teda nimetada, hing, kes on siis Liisi külge nagu kuidagi hakanud, eks ole, ja et siis see hing tekitab neid uneparalüüse ja kõike seda ja tegelikult, et asi läks tegelikult kriitiliseks selles mõttes, et te ütlesite, et olukord on tegelikult päris nagu ohtlik, et kui sellest lahti ei saa, siis võib minna halvasti, mis iganes see siis tähendab, ja siis lugu läkski niimoodi edasi, et me siis öösel mingi kell 2 või kell 1 Kirstiga veel helistasime, rääkisime, et okei, olukord on hull ja siis 10 minutit hiljem nad helistasid mulle veel uuesti tagasi, et kuule, et ikka vist on nagu, et päris nagu ohtlik on see olukord, et tulge meie juurde, seega siis ongi. Me Liisiga sõitsime kell 2 öösel Timmerite majapidamisse. Ja ööbisid Merili juures veel. Ööbisime seal, jah. Sest tõesti nagu, ja endal tõesti hakkas nagu väga hirmus selles mõttes. Väga hirmus ja lõpuks siis, kuidas me sellest lahti saime, oligi, eks ole, siis Liis tuli sisse, Meriliga nad veel tegid mingit rituaali seal, eks ole, et maskeerida nii-öelda see hing hoopis nagu Liisi pealt Merili peale ja oli, eks ole, mingi siuke teema. Ma ei tea, kas sa sellest maagia poolest oskad nagu ise rohkem rääkida. Ma ei mäleta seda konkreetselt, aga ma mäletan seda, et ta tuli ära petta, nagu, et lahti petta tema küljest, et ta ei saaks aru, jah, ja seda Merili tegi siis, on ju. Jah, aga kas sellised nagu
sellised need pahatahtlikud need hinged siis, kui nad hakkavad sulle külge, siis no mida sa nagu saad teha? Et ongi põhimõtteliselt sinu juurde tulla siis? Põhimõtteliselt Merili tegeleb nagu nendega, et tema nendega tegeleb ja neid ära võtab, sest et nad hakkavad sind lõpuks hävitama. Ja kui sul selline on küljes, siis see võib ka sul nagu jõuda sinnamaani, et ta ühel hetkel hakkab näiteks sulle rääkima, et tapa ära ennast. Ja inimesel hakkavad tulema need sundmõtted, et kui sa enam ei kontrolli nagu ise oma mõtlemist, see on väga levinud asi. Näiteks ka sellised enesetapjad, kinni jäänud hinged on ühes Eesti lossis selline tegelane, kes on suht vägivaldne. Et see hing siis? Ja kõige lahedam oli see, et mul operaatorid, kes üldse ei usu selliseid asju, no üldse ei usu. Kui ikkagi 50-aastane mees jookseb trepist alla ja karjub ja ütleb, et kõik ma siia rohkem ei lähe, sest käe peal on käejälg sinine selline, aga kedagi toas ei ole ja ta magas üksi seal toas. Ja see pigistas teda nii, et ta ei saanud kätt lahti ja siis näitas nagu sinikas selline. Ja oligi käejälg või? Oli käejälg, jah. Ja siis ma ütlesin talle, et ma ütlesin sulle, et siin on. Siis ta ütleb, et ma ei taha su kolli jutte kuulata, mina siia ei lähe. Siis ta hakkas Tallinna vahet sõitma meil selle salvestusperioodi ajaks. Aga seal on niimoodi, et trepp läheb üles. Ja mina mõtlesin, et huvitav, kas teised ka keegi seda kuulevad või kas on veel ainult mina. Lähen trepist üles ja ma ei saa. Üks koht on selline, et mul hakkab nii halb seal, sellepärast, et sulle nagu ütleb keegi kogu aeg, et hüppa. Ongi nagu nii. Kõrge lossi trepp üleval ja seal on nagu tühimik alla läheb, et hüppa. Ja ta hakkab sind ajama sinna serva juurde, ja sa lähed ja vaatad sealt alla. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma ei ütle kellelegi mitte midagi, et kui ma siin tiimiga käime, salvestame üles alla, et ma vaatan, kas keegi läheb ka serva juurde, nagu lihtsalt läheb vaatama, et kas ta kuuleb. Ja siis ma hakkasin tegema niimoodi näiteks, et ütlesin operaatorile, et oota korra, et mine üles, et nagu, et panemegi paela kinni siin või midagi. Ja vaatama ja läheb ja ta läheb serva juurde ja vaatab alla. Okei, üks saab aru, ja siis hakkasin ka meie esinejatega niimoodi, et oleme sinna üles. Siis hakkasin vaatama. Ja mõni, kes on tundlikum, oli see, et mul läheb süda pahaks siin, et halb on olla. Et ärme lähe siia, lähme teise kohta. Et inimene tegelikult tunneb selle ära, aga sa ei oska anda sellele nimetust, mis asi see on. Sa ei saa aru, miks sul on nagu... On ju, et mingi tung nagu minna siis vaatama seda või? Või sealt ääre pealt nii-öelda vaatama. Ühe koha pealt kõik läksid, aga üldiselt, et... Äkki on lihtsalt uudisimu vaadata alla või? Aga see ei olnud ka kõige kõrgem koht, et sul oleks sealt, et nagu äge vaadata. See on poole peal. Ja kui ühe koha peal nagu ütlevad kõik, et on nagu paha olla, võt see ongi nagu see asi, et kus sa saad aru, et on nagu halb energia. Et kui on, sa lähed kuhugi, näiteks tulen sulle siia külla, või sa tuled nagu ise siia, et okei, istud siin maha ja siis hakkad tundma nagu ei ole hea olla või hakkad liiga palju vaatama igale poole või tekib siukene sisemine ärevus vaata inimesele ja sa ei saa aru, miks see on. Et sa lihtsalt tunned, et midagi on valesti, aga sa ei oska seletada, mis asi on valesti. Et niimoodi on ka mingites kodudes, et mul on inimesed palju tulevad vastuvõtule, ütlevad, näed, ma ostsin endale kodu ja nii tore ja nii hea on. Aga ma ei saa aru, mul on seal nagu imelik olla. Ja siis küsid, aga mis see on imelik? Ma ei tea, ma ei oska seletada, mul on imelik. Et mõni ütleb näiteks, et ma ei tea, ma jätan ööseks tule põlema või et ma ei tea. Nagu jah, et ei ole hirmus ka, aga see imelik, võt see on nagu see põhiasi. Et sa ei oska seda seletada. Ja. Aga panin blanki täiega. Ma jäin nii kuulama. Ei, see on päris põnev. Tuli meelde. Kuidas küsida midagi? Ei, ma tahtsin just öelda, et väga huvitav on kuulata, et lähed nagu sisse, hakkadki mõtlema, et kas... Et nagu vaataks mingit creepid filmi. Timmeri lugudega minu arust alati nii. Mul on täpselt mõnus siin kõrvalt ka jälgida, et väga hea kuulamine on. Et selles suhtes on nagu äge, et kui vaatad mõnda filmi, näiteks mis on tehtud, ütleme siis mingi vaimudest või teispoolsesest või siis minu jaoks just on see, et ma vahel vaatan nagu seda, siis ma saan nagu aru, et kus on filmi teinud inimene või kirjutanud stsenaariumi, et kes päriselt nagu näeb või kes on nagu süvenenud. Muide, Indrek Hargla, kirjanik Indrek Hargla, eks ju, kirjutanud kõik Süvahavvad ja kõik raamatud. Ja ma mäletan, kõva kirjanik. Ja minu lemmik ja kui ma ei tundnud veel Indrekut,
siis ma kogu aeg mõtlesin, ma tahaks nii temaga tuttavaks saada, sellepärast, et mulle tundus, et see inimene täiega tunneb ja teab seda maailma, et tal peavad olema võimed, sest ta kirjeldab neid asju täpselt niimoodi, nagu mina neid tajun. Ja siis ma mäletan, oli lavastaja Hendrik Toompere juubel Draamateatris, kes on Draamateatri lavastaja ja näitleja, eks ju. Ja ma lähen sinna ja ma näen Indrek Hargla. Mõtlesin nii, kuidas ma lähen ta juurde nüüd on ju, ja ütlen, et tervist, et nüüd me istume siin maha ja mina tahan kõike rääkida sinuga. Ja siis ikka kuidagi julent, ta seisis nii üksi ka ja siis minu arust ma ei mäleta, kas Malmsten või Uukivi näitlejatest, kumb see oli, ikka vist Mait Malmsten, kes ütles mulle, et no aga lähme siis. Lähme jah. Ja siis me läksime, siis ta oli selline, tere, ja õhtu edenedes oli ta väikselt napsud teinud. Ja siis ta maandus minu lauda, ütles, et nii, nüüd sa hakkad mulle täpselt rääkima kõigest, mida sa näed, kuidas sa tajud kõik, on ju, otsast lõpuni hakka rääkima. Ja siis ma ütlesin, et kas sa siis tajud nagu samamoodi, et ei, ma pole kunagi midagi tajunud ega näinud, et tema niimoodi neid inimesi kuulabki ja nagu detailideni. Ja see oli nii põnev vestlus meil, põhimõtteliselt me istusime Draamateatri kohvikus hommikuni ja rääkisime sellest. Ja selle tulemusel kirjutas ta raamatu Merivälja, kus siis peategelane on minu võimete pealt nagu võetud. Ongi nii või? Jah, mis oli väga äge. Ja nüüd me saame hästi läbi ja on tore, aga siis selgus, et inimene, kelle puhul ma tõesti arvasin, et päriselt nagu näeb neid asju. Mitte midagi, aga lihtsalt hea kuulaja. Aga sinu nõiakarjääri jooksul, mis sa ütleksid, mis on nagu, ma ei tea, kõige mingi nagu selline kõige nagu hirmutavam hetk nagu sul endal olnud või ma ei tea, tuleb sul ette, et nagu mingi hetk, kus sa tõesti ise ka nagu lõi nagu hirmu sisse, et ma ei tea. Mitte ainult mul, siis ma olin oma eelmises vastuvõturuumis veel ja tuleb üks naine, ma ei tahtnud teda tegelikult vastu võtta, üks vana naine ja ütles, et temaga on kaasas 2 teemonit ja nad ei lase tal elada, et nad kogu aeg räägivad. Ja nad vaidlevad ja räägivad ja ähvardavad. Ja kui ta teeb midagi nagu, mis neile ei sobi, siis nad karistavad teda füüsiliselt. No ta oli sinikaid täis ja kõik selline. Ma ütlesin, ma ei saa sind aidata. Ma ei lähe nende teemonite vastu, on ju. Et kui nad on nagu nii jõhkrad, on ju, et ma ei lähe, ma ei taha sorkida. Siis ta nuttis ja palus. Ja ma mõtlesin, et okei, ma proovin. Mul on alles see on üks hästi tugev, see on üks juurikas, see on kusagilt ka, ma ei tea, Siberist, ma ei tea, mis puujuur see on väga lõhnaga ja mul on seda väga väike tükk, rohkem mul seda polegi, on ju. Ma ei ole tahtnud seda ära kulutada ja siis ma mõtlesin, et no, aga kuna see on nii nagu tugev asi, väga tugeva lõhna, väga tugeva siukse puhastava energiaga. Jah, ma mõtlesin, et ma proovin. Ja ma võtsin selle juurika kätte ja see naine ütleb mulle, et nad ütlevad, et kui sa selle põlema paned, et siis nad tekitavad tulekahju siin majas. Ma ütlesin ja ütlen neile, et okei. Ja hakkasin seda põlema panema, seda juurikat küünla peal. Ja sellel hetkel hakkas terve selles majas, seal Mustamäe teel, see suur maja, mis seal oli, sinul oli ka seal stuudio kunagi vaata, aga ma olin selles kõrgemas pooles. Nii. Terve selle maja siis tuletõrje alarmid hakkasid karjuma, need uksed läksid, kõik sulgusid seal, tohutu kisa hakkas seal treppide peal ja siis ta ütleb mulle, no nägid nüüd. Ja ma jooksen alla, ma ütlesin selle naisele, et ole siin, ma ei saanud seda juurikat põlema panna. Ja jooksen alla, ütlen, et ei, kõik on nagu chill, et noh, lihtsalt, et ei ole tulekahju. Mingid lapsed juba karjuvad, nutavad, et nendel jäid telefonid üles, seal oli mingi kool, tohutu kisa ja siis oodatakse, et noh, et vaja on välja lülitada puldist siis need asjad, need nuppud, et see kaitsekilp või mis seal on. Ja siis tuleb sealt see mees, kes siis omas seda teadmist, kuidas siis see käib, et seal on kirjas ka kõik ja nullib kõik ära ja ütleb, et see ei lähe nulli. Kõik karjub, terve maja lihtsalt karjub. Ja karjub ja ei jäägi vait. Ta ütleb, see kilp ei tööta lihtsalt, ei lähe nulli. Ja siis ma juba sain aru, ma ei saa kellelegi öelda ka, et teemonid lihtsalt on majas, nagu, et mul on siin tädi 2 teemoniga, et sorry. Ja siis ma ütlesin, minu viga on, et minu taas hakkas see kisama.
et no mis sul seal on, küünal põleb, et noh, üks küünal põleb ja siis terve Mustamägi karjub. Selle tulemusena sõitsid maja, et 3 tuletõrjeautot, kiirabi, politsei, kõik tulevad ja pult ja ühesõnaga seda kilpi keegi välja lülitada ei saanud, on ju. Ja absurd ja siis tuletõrje, mina ütlesin, mina vabandan, minu pärast on see, et, nagu, et mitte midagi ei juhtunud. Ma ei mäleta, mis seal lõpuks sai. See lülitati välja siis lõpuks tuletõrje keskusest, kus nad lülitasid selle välja kogu selle maja mingi süsteemi. Väga sõge. Siis ma ütlesin tädile, et palun minge ära koos oma teemonitega, ma ei saa teid aidata, et las nad olla. Ja siis tädi ütles, et nad ütlesid, et noh, said nüüd. Et teemonid ütlesid või? Jah, mulle. Ja midagi ei olnudki teha nendega, jah? Mitte midagi ei olnud teha. No mida ma teen? Ma ei saa midagi tehagi, ma pole veel juurikat, ei saa põlemagi panna, kui nad panevad terve maja karjuma ja lülitavad kogu süsteemi välja. Aga kus see tädi sai need teemonid siis? Ta ei tea. Kõlab nagu superpower. Kõlab nagu needus ju. Kuule, aga needustest üldse rääkides. Kuidas üldse nagu... Mul on siin ees. No jah, küsi. Needus on negatiivne energiaprogramm, mis on kinnitatud meie astraalkehasse. Siis tehakse astraalrännak. Mis see tähendab? Needust on erinevat, mille sa saad panna vereliinile või inimesele või needust ei saa panna ükski niisama, et inimesed kõik kardavad, et ma kaotsin töö või et ma ei tea, mul on vähe raha, mul on needus. See on needus peal ka? Jah. Needus on väga tõsine asi ja needusega inimese on ära tuntav inimene, et see on hoopis teistmoodi. Ära tuntav nagu sinu poolest, selle energia poolest siis mõtled, jah? See on väga tugeva hävitusliku jõuga on needus. Ja see ei ole ikka naljaasi, see ei ole see, et sa jääd tööst ilma või needus näiteks, kui on pandud tervisele needus, siis hakkavad juhtuma sellised asjad, et inimene surebki millessegi ära, mida diagnoosida ei ole võimalik. Ongi nii? Jah. Aga... Tervisehädadesse. Sa sured ära valudesse, mida keegi ei diagnoosi, et sul valud on. Aga mida siis teha selle needusega? Kas see on... Sõltub mille peale on see pandud, et needuse saab maha võtta inimene ise ainult, mitte keegi, et kui keegi ütleb sulle, et ma võtan su needuse maha, siis ta on petis. Et needuse saab maha võtta inimene ise. Aga mis ta siis üldiselt tegema peab, et kui mul on nüüd needus peal... See on selline rituaal jälle, mida ei tohi kunagi kellelegi õpetada ja need on erinevad. Vererituaal või? See on veel hullem, jah. Et see on veel hullem. Hirmus. Jah. Hirmus. Et on ju ka mingid pandud nagu vereliinile mingid armastuse needused peale, eks ju. Et ütleme, et palju oli seda... Armastuse needused siis, et nemad ei leia kuidagi armastust. Isegi mitte nagu ei leia armastust, aga mida on tehtud nagu just palju peale sõda. Näiteks on olnud neid asju, et terve suguvõsa ei saa terveid järglasi näiteks. Või siis ei saagi järglasi. Või kui tulevad, siis kõik on puudega inimesed. Ja tõsise puudega, mitte see, et lihtsalt, et ma ei tea, et on sellised efektid, millega inimene saab elada ja saab ise hakkama. Aga kus niimoodi mööda suguvõsa liini lähebki, et lihtsalt nagu see hargneb või siis sealt edasi näiteks, et mehed ei saa järglasi. Ongi terve suguvõsa, kus ühe maani nagu on kõigil lapsed ja sealt edasi näiteks nende lastel mitte kellelgi ei ole lapsi. Ja lihtsalt ei saagi lapsi. Et võt, need on sellised asjad. Ja siis ongi nagu kaputt või? Ei ole kaputt. Siis on see, et siis tuleb sa vaadata, et miks selline asi on tehtud. Et kui see on sul ikkagi tehtud nagu eespool ja pandud vereliini peale, siis ei ole ju sina sellest süüdi. Miks sina pead kannatama? Aga kui sa oled ise olnud selle vääriline, et sulle needus panna. Kui sa oled paha laps. Jah, siis ma vahel ei aita ka. Et see, et sa viidi inimese nii kaugele, et sul needuse paneb, ja see peab olema võimetega inimene, kes paneb, on ka neid, kes raha eest panevad. Aga see needuse panemine on kuidagi, kas see nõuab ka sellelt needuse panijalt, kas see nõuab ka mingit nagu ohverdust või kuidagi... Jah, sa pead ikkagi nagu midagi andma. Midagi andma, jah. Aga mida? Seda me ei tea või? No, 3 tilka verd. 3 tilka verd, jah. Nendest, jah, küsi. Mul tuli kohe needusega halb õnn.
kuidas nad käsikäes käivad või on erinevad või, sest kui te mainisite, et näiteks ei saa järglasi, need kõlab nagu võib-olla halva õnnena, et lihtsalt ei ole halb õnn, et kuidas sul on halb õnn see, et kui sa lähed ja kontrollid selle, sulle öeldakse, et sinu sperma on kõlbmatu. Ja terve su suguvõsa sperma on kõlbmatu. Et see on siis nagu needuse töö või? See on needus, jah. Aga see, et sul on halb õnn, et ma ei tea, et kogu aeg autoavariisid, et mul just üks inimene ütles, et üks päev ma sõitsin vastu posti autoga, teine päev oli see, et mul läks ref katki, ja siis 3. päev oli see, et kaotsin rahakotti ära, see ei ole needus. See on lihtsalt, sa oled lihtsalt pea laiali otsas. Okay. Hajevil. Aga tuleb sul ette, on mingit sellist hullu needuse case'i sinu nõiakarjääri jooksul kuidagi ette tulnud ka? Ma mäletan, üks, mis nõudis ikka tõsist rituaali, oli ka kunagi, kus oli armastuse pärast pandud. Ja isegi 2, ühel oli mehel oli mälu ära 10 aastat. Aga kus armastuse pärast oli pandud, inimene oli võimetega inimene, kes seda tegi, väga heade, tugevate võimetega nägin. Ja tema jäi siis oma väikeste lastega üksi ja keegi võttis ära ta mehe ja niimoodi veel, et vist, et tema tõsteti nende lastega sealt majast välja ka veel. Et ta jäi nagu kodutuks, seda lugu, see inimene, kes tuli mu juurde, siis kelle vanaema see oli või? Või ühesõnaga ja kuidagi nii pidi seal ja siis see, mis edasi oli sealt läinud, et pandud peale siis selline päris tugev mingi armastuse peale needus, jah. Okay. Et kellelgi see nagu edasi enam ei lähe. Ja siis oli küll. Ja seal olid päris koledad lood. Ühesõnaga kõik mehed, kes tulid sinna perekonda, sulid ära. Et lühikese aja jooksul lihtsalt peres oli nii palju meesliini pidi surmasid ja laste surmasid, just poisid. Et see oli nagu nii ära neetud ja sajatatud, et see oli päris suur töö, aga sai hakkama. Sai nagu lahendatud või? Sai lahendatud, jah. Sest et see inimene, kes minu juurde tuli, kartis sellepärast, et tal oli poeg. Ja. Okei, see oli nüüd küll väga korralik selline hingede tund praegu meil. Kirsti, aitäh sulle, et sa... Hea selline öine kuulamine. Jaa, absoluutselt hea selline öine kuulamine. Aitäh, et sa tulid meiega enda kogemusi rääkima ja jagama. Nüüd ma siis tean, et minust vist kahjuks nõida ei saa. Jah, Loksbergi mäele sul asja ei ole. Vähemalt selles elus. Aga mine tea, vaata, kui sinu mingid nägemised võivad avalduda ju näiteks, muide, inimestel on avaldunud nägemine näiteks välguga pihta saades. Ongi nii või? Okei, lootustel on. Siis, kes on koomas olnud. Ahah, ja. On ka hakanud inimesed nägema mingeid asju. Et võt sellised, natuke sellised elusurma piiri peal olekud, võtta need, siis vahel avatakse neid asju ka. Teevad stardi. Jah, et kui välku lööb, siis peaaknast välja pistad ja pihta saad, siis võid... Siis veel lootust siis võid Bloksbergi mäel tulla. Väga vinge. Igatahes, kui teid huvitab see teema, mis me täna siin rääkisime, siis Kirstil on uus raamat, mida kindlasti meie soovitame lugeda. Mina olen ka varasemalt Kirsti taroskoope lugenud ja tõesti on väga põnev. Ja põnev jälgida, kuidas see siis eluga järk-järgult kokku läheb, eks ole. Ja kui keegi tahab teid kuskilt leida, siis kus ta võiks otsida? kirstitimmer.ee. No see tuli nüüd küll üks purakas episood praegu, eks ole. Thanks, sõbrad, et te taaskord meiega siin olite, meiega kaasa elasite ja selle siis spooky teekonna kaasa kõndisite. Ja et olla meiega lähemalt kursis, siis kindlasti jälgige Instagrami, YouTube'i, TikToki. YouTube'i, miks sa ütled seda nii naljaka, et mis kuradi YouTube? Kuidas sa ütled? YouTube ju, ei või? YouTube'i, pange kommentaarid, pange bell notificationid, subscribe'ige ja
TikTok'i tuleb ka muid huvitavaid aktuaalseid teemasid võib-olla, mida me saates ei kajasta, aga parasjagu maailmas toimub. TikTok'is on tõesti, meil on põhi-action käib tegelikult TikTok'is. Me tahame väga tänada ka Fotopointi, kes andis meile need vapustavad lambid, just näitame need vapustavaid lampe, mille võrra loodetavasti meie oleme ka paremini valgustatud ja ikkagi ilusamad. Link nende valgustuste jaoks on siin all descriptionis ja kindlasti andke meile ka teada, mis teemadel teie tahaksite, et meie võiksime siin saates vestelda, mis iganes aktuaalsed sürrid X teemad need võivad olla, anna siin all märku. Meil on päris palju ägedaid teemasid ka salves, aga meid tõesti huvitab teie arvamus, eriti kui tekib TikTok'is mingi heated diskussioon. Meile väga meeldib seda jälgida. Nii et aitäh ja järgmise, mis nad ütlevad, peatse kohtumiseni, on ju? Tšau! Tšau! Kuule, väga tore oli ju.